Raadioga spordiuudistega eetris Igor ja Rostislav. Jalgpallist 85 päeva pärast põlvelõikust ehk siis eile naasis Raio Piiroja jalgpalliväljakule. Ta osales koduklubi Arnhemi Vitesse Tuubli kohtumises Villem teisega ning sõnas, põlv oli väga okei, kuidagi ei andnud tunda, kusjuures mäng toimus kunstmurul, kusjuures Raio Piiroja ise platsile ei pääsenud, vaid ulatas siis mängukaaslastele veepudeleid. Injuritega jätkame. Vigastuse tõttu juba aastapäevad võistlemisest teemal olnud kaugushüppaja Ksenia Balta läheb täna Helsingis Ilka Torkula juurde põlvelõikusele. Mullu veebruaris paremat põlve vigastanud Balta tegeles vahepeal taastavate treeningutega. Nädal tagasi naasis ta treeningute laagrist Lõuna-Aafrika Vabariigist, kus soetas endale ka ilusa mütsi. Injuurerite juurest luuserite juurde ehk siis korvpalli Balti liigas pidid Leedus kaotuse vastu võtma nii BC Kalev, Graamo kui ka Tartu Ülikool. Eriti valus oli Kalevile 78-89 kaotus Kaunase Baltaile, keda teadupärast juhendab eestlane ja teisele eestlasele kaotada on häbiväärne. Ja nüüd räägime ka otsingutest. Elu oli üsna igav, mul oli vaid murdma suusatamine, vajasin midagi uut ja seetõttu saatsin kirja Kontio Lahti laskesuusaklubile. Ütlesin, et tahaksin laskesuusatamist proovida. Nii rääkib siis laskesuusataja Kaisa Mäkäräinen, kuidas ta selle alani jõudis muuseas. Mõnus. Kerge raksust ka natukene. Kuldliga etapilt Tartus ei lasknud Lembi Vaher tujul langeda, kui oli teivas hüppes kõrgusel 4.06 lati kolmandat korda maha ajanud. Ta võitles välja lisakatse ja püstitas lõpuks Eesti rekordi 4.16. Ja kohustuslik uudis ka Oliver Venno Loosaarest, kes on siis 8 mänguga kogunud 159 punkti ja veel rallist äkki midagi. Mis sa arvad? No, paneksin siukse niimoodi ralli uudise ka. Aga palun. Eelmisel nädalal vigastada saanud Matthew Wilsoni asemel Go Fasti värvides sõitev Ott Tänak alustas autoralli MM-sarja teist etappi ehk Rootsi rallit 3. kohaga. No mootorispordiga jätkame veel. No. Ja selline tiim nagu Lotus on öelnud, et tahavad Eesti meest Kevin Korjussi kasvatada siis enda ja Kimi Räikköneni mantlipärijaks. Nii palju täna siis spordist.